Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Rein ja täna me jätkame sedasama teemat, millest me rääkisime eelmine kord, ehk siis oma loomise väest. Ja täna on teine osa. Vaata ära ka kindlasti esimene osa, sest täna on selle järg. Ja me rääkisime tähelepanust. Me rääkisime sellest, kuidas see, millele sa pöörad tähelepanu, võimendub. Ja sa pead valima väga targalt, millele sa oma tähelepanu pöörad. Sest paraku meie maailmas see tähelepanu kui selline on nähtamatu. Me rääkisime ka sellest, et kõige olulisemad energiad, olulisemad asjad on maailmas nähtamatud. Nii ka tähelepanu. Kuid ometi ta otsustab ja määrab, mis kasvab ja mis kahaneb. Sest see, kuhu sa oma tähelepanu pöörad, loeb sinu elus tegelikult rohkem, kui sa oskad iialgi arvata. Ja need igasugused kokkusattumused, mis me elus on, see on ka osa meie loomisprotsessist, ehk siis me oleme ise loonud need kokkusattumused. Ja me ei saa neid kokkusattumusi nagu esile kutsuda vägisi, aga me saame ennast valmistada ette selleks, et tunda need kokkusattumised ära ja võtta nad niimoodi rõõmuga vastu, kui nad tulevad. Ja samas me ei saa kontrollida aega, aga me saame austada iseennast sellega, et me oleme täielikult kohal oma elus, oma igapäevases elus ja ka see loob tegelikult hoopis teistsugust elu kui siis, kui me elame automaatpiloodil, ei ole kohal hetkes ja teeme mingeid ja ei saa aru ka, et me selles nagu oravarattas olles tegelikult meie tähelepanu on hoopis kuskil mujal ja see ei ole käesolev hetk, kus ta peaks olema. Ja niimoodi me iga päev, mida me elame, muutub ju selliseks tähendusrikkaks, kui me austame seda, mis on nähtamatu, kõike seda, mis on nähtamatu, kuid ometi on olemas. Ja kui nüüd rääkida sellest loomise väest veel, siis kõik meie sellised harjumused on omamoodi, mitte omamoodi, vaid kõik harjumused, kõik asjad, mis me teeme nagu pidevalt või siis nii-öelda tahtlikult, aga siiski pidevalt, olgu see siis head harjumused või halvad harjumused, on tegelikult oma olemuselt väikesed, kuid vaiksed rituaalid. Ja läbi nende, läbi selle aja, iga kord, kui me seda teeme ja teeme ja teeme, me nii-öelda loome ja see muudab meie elu ja see muudab meie tulevikku, tahame või ei taha. Ja sellepärast ka need, ehk siis kõik see, mis me teeme, on kui rituaal, kui lubadus maailmale luua seda, mida me siis läbi selle tahame. Ja ka need, nii nagu ma enne rääkisin, need meie lood, mis me endale räägime, on tegelikult sellised nähtamatud raamid, mis defineerivad meie endi nagu püüdluse, et mida me soovime ja mida me soovime vältida. Ja sellepärast need lood, mida me iseendale räägime enda ja maailma kohta, on ülimalt olulised ja nendele tuleb tähelepanu pöörata. Et ma aitan teraapiates nendega tegeleda, aga see on tõesti ülimalt oluline. Sest nagu ma ütlesin eelmine kord ka, et kõige olulisemad jõud siin maailmas on silmale nähtamatud. Ja kui sa lõpuks jõuad sinna kohta, et sa mõistad seda, siis ma usun, et oskad lõpuks ka teha vahet
mis võimaldab sul midagi saada või ma ei mõtle saada asju, vaid ma mõtlen oma elus kuhugi jõuda. Ükskõik kui väike või suur see oleks ja mis takistab sul seda tegemast. nii et mõtle hoolega, millele sul tähelepanu läheb endiselt. kohtumiseni.